Hea armas, see on uus nädal ja inspiratsioonikaardite sõnumi valimisaeg. Ja nagu lühivideos juba ütlesin, ma valin täna Kanadat valguse sõnumi kaartitest 3 kaarti. Ja kordan veel üle, et on tulnud ehk siis kätte saanud olen uue partii valgusteadlikkuse inspiratsioonikaarte ja sul on võimalik neid koduleheküljelt tellida reikitartu.ee e-poest. Ja kes neid ei saanud, siis praegu saate siis võimaluse. Kaarte on 100 pakki ja ma arvan, et hetkel jätkub kõigile soovijatele, kes ilma jäid ja kes ootele jäid. Ja ma loodan, et see info jõuab nendeni. Ja nüüd siis valime 3 kaarti siis selleks nädalaks. Praegu on väga huvitav aeg jälle aktiveerunud eilsest tänasest. On maa ärganud siis uue valgesusagedusele ehk siis kogu oma teadlikkusega liikunud uuele tasandile. Nii vaatame siis 3 kaarti. 1, 2 ja 3. Ja vaatame siis, mis need kaardid siis ütlevad. Sellised imelised kaardid. Esimene, teine ja 3. Neid kaarte võib jah tõesti valida piltide järgi, aga võib ka valida selliselt nagu tavakaarte, et segad ja siis valid pakist, millised sul tulevad. Aga võid teha enda äranägemise järgi siis valimise nagu meetodi. Nii, et ma on ärganud uuele sagedusele ja teadlikkusele ja inimkonnal tuleb sellega kaasa liikuda. Ja seda aidatakse ka siis universumi ehk siis ka võib öelda kosmiliste avaruste ja sealt pärinevate siis valguse energiate poolt. Ja esimene kaart ütlebki siis meile, et igal eluhetkel saad otsustada end häälestada uue ajastu vibratsioonidesse, olen piiritus tänulikkuses. Just vastav kaart antud hetke energiatele ja sinul, see kaart tuletab meelde, et sinul endal on võimete kohane kõike seda teha, ennast häälestada, otsustada. Tänasel valgusterenduse kursujärgsel praktikal samamoodi oli jutt just sellest sinu looja olemuse võimekusest otsustada, valida ja teha siis samme enda elu loomise heaoluks ja võimendamiseks. Ainult sinul on see võimetekohane ja võimalus ja mitte keegi, mitte ükski energia ega mitte ükski inimene ega olend ei tohi ega ei saa vahele segada või midagi ära rikkuda, kui sa ainult ise seda ei luba, aga lubad tihtipeale läbi mingi emotsiooni, ehk siis eelkõige läbi hirmu. On 2 emotsiooni, hirm ja armastus ja ehk emotsiooni energiat, hirm ja armastus ja hirmu alla käib kõik negatiivne ja madal, armastuse alla käib kõik positiivne ja loov ja tõstev. Ja hirm on üks emotsiooni energia, mille läbi siis inimest siis allutatakse, temaga manipuleeritakse ja allapoole tõmmatakse. Nii et praegusel ajal on alla laskunud siis sellised teemad valguse kristallkoodid, mis siis aitavad taas ühendada siis maailma ja inimest kogu loodu ja kõige olemasolevaga ning seeläbi siis naasta siis oma tegelikku loomepotentsiaali. Ja nagu kaardidki ütlesid, sinul on võimetekohane ennast häälestada selle uuele teadlikkusele ja läbi selle siis hakata enda elu looma. Ja teine abistav, toetav kaart ütlebki sulle siis seda, et sa elad 3-mõõtelises maailmas, keha, hinge ja vaimuna, teadvustades seda oled püsivalt terve, tasakaalus ja igal tasandil harmoonias ning hoitud valgusolendite poolt. Nii et see kaart on toetuseks esimesele
et sa saaksid igal hetkel olla otsustamises ja ennast häälestada uuesti energiatele, siis tuleb sul nagu teadvustada, et sa oled keha, hing ja vaim ja kõik nad vajavad toetust ja toidet, mis su hinge toidab, mis annab su vaimule toidet ja mis su kehale annab siis seda nii-öelda imelist nektarit, toidet, mis aitab tal olla terve. Me teame, et 70% mõtetest oleneb see, millises terviklikkuse või tervislikkuse seisundis sa oled ja mis sinu elus toimub, sest kõik pärineb sinu enda sisemusest. Ja sa saad harmoonias ja tasakaalus olla siis, kui need 3 tasandit on omavahel siis kõik aktiveeritud ja harmooniliselt siis tasakaalus, keha, hing ja vaim. Ja siis sa saad olla igapäevaliselt hetkes ja otsustada ise, mis sinu elus toimub ja uue maa energiatega kaasa minna, sellele uuele teadlikkuse tasandile tõusta ja see uus ühtne teadvus ja armastus, mis praegu koos nende uute energiatega aktiveeruvad hästi võimsalt ja eriliselt, on siis ülim uue looja ehk siis kõikide inimeste südametasandite aktiveerija ja abivõtteks siis uuele teadlikkusse minemiseks, sellega ühtsustamiseks. 3. abistav kaart. Armastus on ülim valguse energia. Armastus on loomejõud ja armastuse puudumisel võid haigestuda. Tõsta ennast teadlikult armastusagedustasandile ja keskendudes hingamisele, täida ennast armastuse valgusega. Et meeldetuletus sulle, et armastus, mis ei ole kirg ega iha, vaid tingimusteta selline aktsepteerimise, hoolimise ja eelkõige iseendast siis hoolimise seisund ja sa eeldab ka südame avatust ja need uued energiat, mis alla laskuvad, aitabki inimese südamel aktiveeruda, avarneda ja avarduda, et olla selles armastuse teadlikkuses ja läbi selle siis terve ja suutes teha otsuseid, valikuid, häälestamisi ennast uutesse energiatesse ja terve olemisse ja ka siis oma kogu olemuse, mis on keha, hing ja vaim, siis koos tööle, et suuta siis uue maa valguse sageduses nii-öelda vibreerida ja nende uute energiatega kaasa minna ja läbi selle siis olla selles armastuse ja uue teadlikkuse siis teadvustamises ja armastuse siis vibratsioonides. Olla iseendale elu looja.